tere tulemast Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumisse. Täna on meil külas Nissi põhikool. Meie muuseum on nüüd vast avatud uuesti. Väga palju on uuenenud, väga palju on interaktiivsust. Näiteks meil siin on mitmed atraktsioonid. Praegu oleme vanas võimlas. Eesti spordi ajalugu ja üldse maailma spordi ajalugu sai algus sellega, et peale Napoleoni sõdasid leidsid armeed või sõjaväed, et neil on vaja parema füüsilise vastupidavusega mehi ning selle saavutamiseks on vaja mehi treenida. Saksamaal hakati sõjaväes tegelema võimlemisega, raskuste tõstmisega ja sealt edasi siis arenes lihtrahva hulka, kus siis inimesed võtsid mehed tulid sõjaväest tagasi ja siis inimesed nägid, mida nad tegid, nad andsid õpetuse edasi ja sealt laienes siis see sport ka muudele inimestele. Kui korraldate oma kooli olümpiamänge, siis kindlasti külastage ka Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumit seoses olümpiahariduse nädalaga. Siit leiate kindlasti väga head informatsiooni olümpiamängude kohta, kuidas need on tehtud, mis on need ajalugu. Kindlasti leiavad informatsiooni ja pakume huvi nii noortele kui vanadele. Siit leiavad ägedaid tegevusi nii õpetajad kui ka lapsed ning seega tulge külla, ootame teid! Ja see tuba on siis pühendatud olümpiamängudele ja selle tähtsusele. Olümpiamängud on siis see traditsioon, kõik see, et 4 aasta tagant see pidada, on pärit siis vanast Antiik-Kreekast. Nii palju, kui me teame, siis 776 enne Kristust oli esimesed olümpiamängud ja tänapäevas modernsed olümpiamängud said algust 1896 ka Kreekas, siis Ateenas täpsemalt ja sealt siis on siia tänase päevani jätkunud see traditsioon iga 4 aastaga pidada nii talliolümpiamänge kui ka suveolümpiamänge. Ja siis 1896 siis sai alguse just suveolümpiamängud. Üleval näete seal on erinevad tõrvikud, millega on siis tuld süüdatud või tuld edasi antud siis olümpiamängudel. Siis siin minu selja taga on erinevad mälestusmedalid, et te võite näiteks tulla lähemale vaadata, millised medalid on, mis nad on. Et võib-olla kõige põnevam neist on kõige paremapoolne alumine, mis peaks olema siis esimene 1896. aasta olümpiamängude medal. Siis teie ees siin on teised sellised kui enne olid meenemedalid, siis nüüd on meil teised, kuidas öelda, siis tähtmärgilised tegelased, täpselt maskotid. Näed, siin on igasuguseid maskotte. Eelmine aasta pidid toimuma Tokyo olümpiamängud. Selle maskotiks on see väike, kuidas öeldes, anime moodi tegelane, kelle nimeks on Viraitova, kes on siiamaani Tokyo olümpiade maskott, mis siis toimuvad see aasta loodetavasti plaani järgi. Ja seina peal seal on siis, kas keegi oskab öelda, keda seal täpselt kujutatud on? Me nüüd ei räägi inimeste nimedest, neid saate näha ilusti, aga mõtlen kes või miks on need inimesed just seinal?
täpselt, jah, õige olümpiavõitja, täpselt olümpiakullad kõik. Et siin on mitmed mehed, naised, kes on siis saanud isegi mitu olümpiakulda, näiteks Kristjan Palusalu. Aga näiteks naiste puhul on naisi on meil siin Erika Salumäe, Kristiina Šmigun ja all on siis Svetlana Tšerkova. Nende, ütleme, kui mehi on küll palju, aga kõik need 3 naist on võitnud 2 olümpiakuldmedalit. See ruum on siis, ütleme, pühendatud Eesti, ütleme siis eestlased 20. sajandil, nii siis oma riigi all kui ka võõrvõimu all. Et me saavutasime väga palju suuri saavutusi nii oma riigilipu all kui ka siis võõralipu all. Et kõige tuntum neist on Martin Klein ja tema siis saavutus 1912. aasta olümpiamängudel, kus siis ta oli esimene eestlane, kes võitis olümpiamedali. Neuland oli esimeseks võitis siis Eesti riigi all. Aga mille pärast Martin Klein on veel tähtis, ma arvan, et kas äkki keegi oskab pakkuda? Ta on Guinnessi rekordide raamatus oma ühe saavutusega. Martin Klein ja siis soomlane Asikainen maadlesid siis hõbemedali koha pärast 11 tundi ja 40 minutit. Sellepärast on see Guinnessi rekordide raamatus, see on siiani ka maailmarekord, kui nii võib öelda. Ja see on ka põhjus, miks maadluses muudeti ära reegel, et pandi ajaline piirang peale. Et kui kaua mehed saavad üldse maadelda. Sest et lõpuks oli lihtsalt nii, et kuidas ära otsustati, kumb võitis, oli see, et Kleinil oli rohkem energiat järel ja ta jõudis rohkem kiiremini liigutada. Asikainen lihtsalt väsinud ka ja selle tõttu ta võitis, aga kuldmedali võistlused ta ei saanud minna, sest ta oli füüsiliselt lihtsalt nii läbi, kuidas sellest põhimõtteliselt 12 tunnist võistlust. Siis teised saavutused võib-olla tuntud on meil siis ka Kristjan Palusalu, kes on siis siiani üks ainuke mees, kes on siis võitnud 2 kuldmedalit. Ta võitis Berliini olümpiamängul 2 kuldmedalit nii vabamaadluses kui ka Greco-Rooma maadluses. Siis seal üldse, kui te vaatate sinna seina poolest, te näete, seal on kirjas kõik, ütleme, need suuremad hetked Eesti spordi ajaloos või olümpiamängude ajaloos, kus siis, mis siis on toimunud 20. sajandil, et näiteks Jaan Talts tehniliselt omab siiamaani maailmarekordit tõstmises, sest et kui ta tegi 3 stiilis seda ja suutis tõsta, suruda ja rebida üle 500 kilogrammi raskusi. Ja ta on ainukene eestlane siiani, kes on valitud top 10 maailma parima sportlase hulka, see oli kuskil 70-ndatel. Siis muidugi meil on vehklejad on väga populaarsed, Novosjolovi võidud, Beljajeva võidud, siis laskmine, väga populaarsed muutuks laskmine siis 1930-ndatel, kui eestlased hakkasid rohkem osa võtma. Seal näete, seal klaasvitriini taga näete ka see sportrelva, millega eestlased võistlesid. See on Eestis toodetud Arsenali relvatehase poolt siis sportpüss. Ja see on üks põhjus, et miks eestlased väga edukad siis laskespordi alal, tuues siis 30-ndatel 2 korda Eestisse Argentiina rändkarika, mis siis võistluse eest, siis laskevõistluse eest. Ja huvitav faktiga võib see tuua ka, et kui siis eestlased võitsid Helsingis laskevõistlused, siis nad said kaasa ka ühe elusa ilvese auhinnana. See ilves oli esimene asukas Tallinna loomaaias ja see on ka põhjus, mis Tallinna loomaaia logoks on ilves. Ja sealt sai siis alguses, ütleme siis Tallinna loomaaed. Ja siis võib-olla siin siis veel mainida ka seda, et kui siis muidu siin sai peaaegu kõik ajad Eesti ajaloost käsitletud, siis viimasena käsitletakse siis taasiseseisvumine ja esimene olümpiamedal või siis olümpiakuld Erika Salumäe poolt. Ja see hetk, kus siis Eesti oli just taasiseseisvunud ja riigilipp pandi meil siis seal heiskamisel tagurpidi.
aga nagu Salumäe ütles, siis seda ta ei morjendanud, et naljakas oli, aga oma riigi lipu all oli toodud võit koju. Tere tulemast Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumisse. Oleme siis uuesti avatud, meil on väga palju interaktiivseid asju, saab erinevaid haridusprogramme võtta, saab katsuda, näha, kuidas erinevaid spordialasid tehakse, millised vahendid on, võimalik on teha ekskursioone ja tegevust on nii noorte kui vanadele.